Tervitused Armastusega universumist kanalisse. Praegu on väljas läinud üsna pimedaks. Kell on 10 aeg hommikul ja õues on hämar. Sellist loomulikku valgust videopilti on päris keeruline leida. Et püüan siin akna ääres ennast jagada ja tuli selline tunne jagada kohalolust, sest mida ma ise aina enam märkan viimasel ajal on ikkagi see, et see on teaduslikult ja ka nii-öelda loogiliselt võttes inimeste jagamisest ja inimeste eludest ja iseennast jälgides ja oma lähedasi jälgides. Aga ennekõike iseennast on see, et me oleme 95% oma tegevustes automaatpiloodil ja 5% on selline teadlik meel aktiveerunud. Ja see on väga suur protsent. See on kahetsusväärselt suur. Ja ma mäletan juba lapsena. Ma märkasin, kuidas lähevad nädalad, kuidas lähevad kuud, kuidas lähevad aastad. Kuidas ma juba lõpetan põhikooli. Et kuidas ma olen nii kiiresti jõudnud siia. Ja kõik toimub igal hommikul samamoodi, ärkad selle viimasel hetkel. Sööd juustusaia, jooksed kooli ja kõik päevad on sellised. Õhtul hilja õpid ja kogu aeg on miski korduses. Ei ole üldse hetkes. Ja siis aastaid hiljem püüad meenutada, et kuidas siis oli see 5. klass või 6. klass või 7. Kuidas olid need kooliteed, kui ma kõndisin kooli, kellega ma suhtlesin. Mida ma märkasin, mida ma õppisin, mis koolis toimus. Ja sellised emotsionaalsemad hetked on meeles, kus sai aktiveeruda nähtavale mingi kõrgendatud positiivne emotsioon või siis kurvameelsem või vihast tulenev või hirmul põhinev, aga ülejäänud on kõik nagu hallis udus. Ja ma mäletan, kui mul selline üks hästi kohaloleku hetk tekkis, ma istusin köögis, vaatasin, kuidas ema tormab tööle, nii nagu igal hommikul. Meil oli lapsepõlves bussipeatus kohe maja ees. Ja siis ma vaatasin läbi köögiakna, kuidas ta jookseb jälle bussile ja mõtlesin sel hetkel, et iga hommik ta läheb täpselt samamoodi selliselt, et buss on kohe tulemas. Ja ta ei muuda seda kunagi. Ja mina istun köögiakna all laua taga ja vaatan seda iga hommik pealt. Ja see on juustusaia ja ei ole üldse kohal. Torman kooli ja kõik kordub. Ja miski minusse tuli sel hetkel ja mõtlesin, et ma jätan selle hetke meelde. Ma jätan selle hetke meelde, et midagigi jääks sellest korduvast hommiku tsüklist, jadast meelde. Ja mul jäigi see hetk meelde. Läbi selle, et ma olin täielikult kohal. Ma vaatasin seda juustusaia, hammustasin. Nautisin seda tekstuuri, seda maitset, olin täiesti kohal. Vaatasin, kuidas mu ema läheb bussile. Ja see oli see minu hetk, ma jätan selle meelde. Ma jätan selle hetke meelde. Ja nii ma olen praegu täna
püüdnud olla iga päev rohkem kohal. Et kui ma kuskile lähen, siis ma päriselt märkan seda teed, seda energiat, mis mu ümber on, mis mu sees toimub, kuhu ma lähen, mis mu jalas on, milline on see teekate, millised on puud, milline on see õhk, mida ma hingan, kas seal on mingid lõhnasid. Kas täna on see puu, millest ma eile mööda läksin, veel rohkem raagus või mõni leheke veel ripub? Milline on taevas? Kes on need inimesed, kes minust mööduvad? Ma naeratan neile. Ma tunnetan neid erinevaid energiaid, mis iga inimene minus tekitab. Ja siis ma ükspäev mängisin sellist mängu, et ma vaatasin inimestele silma. Kui laps läks mööda, siis oli selline kergus. Tuli enda koolipõlv meelde, kui nad koolikotikestega mööda läksid. Mõni läks koeraga mööda, siis ma taivusin, kas mul on looma suhtes mingi usaldamatus. Eriti kui suurem hundikoer läheb mööda omanikuga ja omanik sikutab teda enda poole, et siis tunned, ahaa, vau. Siin mõistuses tekkis mingisugune hirmufoon väike. Mul ei ole koertega halbu kogemusi. Aga kui omanik sikutas teda, siis ma vaatasin, et okei, kas siin on põhjust mingile ohule ja keha kohe reageeris. Ma märkasin seda, kehasse tuli pinge, hetkeline pinge, mis kohe rahunes, kui nad olid möödunud ja keha sai kinnitust, et on turvaline. Aga seda oli nagu nii äge märgata, et mul tekkis kõigepealt mingi hirmu mõte, millel võib-olla ei olnud isegi mingit sõnu. Ja keha kohe tajus seda, keha reageerib, vau. Ja niimoodi ma vaatasin ja siis üks naine tuli ka mulle vastu metsarajal ja ma vaatasin talle ka silma. Ta vaatas mind niisuguse kurja näoga, ta tuli juba sellise näoga ja siis ma tundsin ka sellist õlgades sellist kangust ja raskust ja siis mõtlesin, et kas on see, et ma tajun nüüd selle inimese energiat või puhtalt see näoilme põhjustas minu kehas mingi pinge. Ja siis ma nagu katsetasin ja proovisin, et mul jääks ikkagi selline enda energiasse, kohalolusse, armastuse tundesse, selline hästi hea energia, mida ka teistele jagada, kes minust mööduvad. Ja siis tulid kohe testiks 2 suure koeraga naisterahvast vastu. Ja ma mõtlesin, et vau, käge, kas mu keha nüüd ka hirmu tunneb. Ja muster kordus. Jälle nad tõmbasid seda looma enda poole. Üks naine isegi jäi loomaga seisma. Ja siis ma niimoodi, ei, ma nüüd olen täiesti. Mis sest, et ta jäi seisma, et ilmselgelt koer reageerib võõrastele inimestele, seal on mingi teema. Ja mu keha läks isegi rohkem nende poole, et lähemalt mööda minna. Ja ma tajusin väikest sellist hirmu vibratsiooni. Siis ma sain aru, et ma olen ikkagi ka väliskeskkonnast puudutatud teiste inimeste reageeringutest. Ja et see on paras väljakutse olla siin ainult armastusega ühenduses, kõrgsageduslik hing
kogemusenergia. Ja nii ma hakkasin aina rohkem igapäevaselt rohkem oma kehasse tulema, et olla usalduses ja hästi kohal ja oma sagedust kandes ja hoides. Ja pead laskma tühjaks, pead mõistust. Sest kui tuleb juba mingi mõte, siis see kohe jõuab kuidagi keha tasandisse. Ja kui ta jõuab keha tasandisse, siis ta aktiveerib siin nii palju igasuguseid rakke, mis omakorda tekitavad uuesti mingisugust aktiveeritust mõistusesse. Ja niimoodi võibki nagu rändama minna. Ja sagedus muutub. Ja mida ma olengi siis siin viimasel ajal rohkem praktiseerinud, ongi see, et hästi tajuda seda, et kui ma tahan ja vajan ja soovin ja naudin olla hästi armastuse, positiivsuse, heade mõtete tasandil. See, mida mu kõrgem juhatus, minu hing siin sees mulle kõige rohkem pakub ja kõige rohkem mulle seda soovib. Ja ühendada ka keha ja meel sellele tasandile, et ma oleksin sünkroonis oma hinge, oma keha, oma vaimu, meelte tasandil. Et vibreerida head sagedust, seda ilu, armastust, headust, mida ma soovin enda ja loomulikult ka kõiki teiste ellu, sest me kõik oleme tegelikult üks. Me kõik oleme energia, me oleme teadvus, me oleme tulnud siia kogema küll eraldatust erinevates kehades. Me näeme, et me oleme üks, aga teised on ju seal eemal, siis nemad on ka ju üks ja meid kõiki on üks ja me ei saa ju olla ühena koos. Aga tegelikult oleme me üks ja sama teadvus. See on nagu, kui ma püüdsin ükskord oma lapsele selgitada seda, kes käib jälle algkoolis, kuidagi läks jutuks ja et see on nagu üks keha, üks inimkeha, kelle sees on miljoneid ja triljoneid erinevaid rakke. Ja palju muud. Ja selles ühes kehas on igal rakul, igal organil, igal soonel, kõigel, mis meie kehas on mingi funktsioon. Aga nad täidavad kõik seda eesmärki, et see keha oleks elav. Et see keha tunneks ennast hästi. Aga aeg-ajalt tekivad mingid tasakaalutused kuhugile selles kehas. Mingid haigused, valupunktid. Ja võib-olla see toobki selle, et me inimesena kogeme oma eludel nii palju erinevaid valusid, tervendusi, rõõme, aktivatsioone. Ja kuidas me oleme tegelikult kõik seotud läbi selle üks keha, läbi erinevate ühenduste. Ja me näemegi, et selles kehas on käsi, on huuled, silmad, kulmud, kõik on nagu eraldi, aga tegelikult nad on ühena siin kehas olemas. Ja et me olemegi nagu üks, et siin on, ma ei tea, mu üks laps, siin on mul teine laps, siin on kolmas laps, siin on sõber, on ju, siin on abikaasa,
ja see nagu tekitas temas seda arusaama, et me oleme inimestena üks nagu allikas, me tuleme kõik tegelikult sellest puhtast allikakanalist. Ja ma täpselt ei mäleta, kuidas ma seda jagasin, aga seda oli kuidagi nii kihvt tuua sellesse kehasse. Ja mida ma siis märkan, kui ma kusagil käin ja mingi inimene võib-olla isegi natukene tekitab ebamugavust. Ja kui ma toon oma meelte tasandile mõistuses selle imeilusa mantra, et ta on üks osa minust, ta on üks osa allikast, üks osa teadvusest, armastuse sagedus, valgus. Ja me kanname sama eesmärki, kogeda, armastada, emotsioone läbi teha, erinevaid seiklusi. Ja ma ei tea kunagi, kus tema on oma teekonnal, milline tasakaalutus tal on. Ma võin seda tajuda, ma võin seda aimata. Aga kõik ongi just õige, nii nagu ta on. Me oleme siin kõik põhjusega praegu. Selles hetkes kogemas oma teekonda, selles üks kehas. Ja kui me üksteist toetame läbi naeratuse, läbi paitava hella silmavaate, üksteisega lugupidavalt, austavalt suheldes, siis me hoiame sellega iseennast. Siis me hoiame seda sagedust, mis meis kõigis on. Ja see ongi kohalolu. Märgata, mis su kehas toimub, mis su mõtetes toimub. Kui sinna ilmub mingi kadeduse noot või mingi mõistmatus, et ma ei mõista seda inimest või siis tegelikult on minus veel mingisugused kohad, mis tahavad valgust, et miks ma üldse kellegi suhtes peaksin midagi halba tundma. Kui ta on üks osa minust. Siis ma olengi nagu jõudnud selleni, et igasugused traumad ja vabastused, igasugused imelised töötoad, teraapiad, praktilised heaolu toovad kuidas ma nüüd selle lause lõpetan, ühesõnaga igasugused heaolu toovad praktikad, mida meile tänapäeval nii rikkalikult pakutakse läbi erinevate inimeste ja kogemuste jagamiste, on väga toetavad. Ja neid praktikaid on vaja, et oma sagedust hoida, oma sagedust tõsta, olla rohkem hetkes, lasta ennast vabaks igasugustest mineviku ahelatest. Ja tegelikult on meil kõige rohkem vaja lihtsalt kohal olla. Ja märgata, et kui mingi emotsioon tuleb ülesse, mingi tohutu ebamugavus, isegi viha, siis võtta ta vastu, mitte maha suruda. Võtta ta austusega, täie kohaloluga vastu. Ja näidata ja anda ja hoida teda, näidata talle valgust. Tänada teda, et ta tuli ja näitas, mis vajab veel paitust, hoitust. Ja siis ta saab rahulikult minna vabadusse lõpuks.
ja see ongi jällegi seal taga on see võtmesõna kohalolu. Märgata neid tundeid, mitte automaatselt autopiloodil reageerida. Täpselt samamoodi, nagu sa tegid nädal aega tagasi, nagu sa tegid 6 aega tagasi, nagu sa tegid 5 aastat tagasi. Ja niimoodi toimubki see transformatsioon. Niimoodi toimub keha tasandil, mõistuse tasandil, hinge tasandil, meelte tasandil nii suur muutus, kui see lihtsalt. Kui ma lihtsalt, kui meie lihtsalt võtame selle emotsiooni vastu, hoiame teda ja anname ta vabadusse. Ja kehal on nii palju kergem, ta ei pea seda enam kaasas tassima. Ja need võivad olla väga valusad kogemused ja meie lähedased või isegi võõrad võivad meile meelde tuletada. Neid nuppe vajutada. Ja kui see ikka tuleb ülesse, siis on seal veel midagi. Mingi osake jäi sellest valgust nägemata, hoitust kogemata. Ja siis sa võtad ta kaisu ja ütled, et praegu on turvaline. Ja ta võib vabadusse lahustuda, sest sina oled nüüd ja siin ja praegu. Ja see, mis juhtus varem, ei mõjuta sind täna, sest sa tahad kogeda kergust, rahulolu, rõõmu. Sellised mõtted tekkisid mul täna, mida jagada. Kui ma esialgu mõtlesin, et ma tulen hoopis teiste taotlustega, siis tegelikult siin videopildis olles, kus on näha minu miimikat, minu olemust, mind ennast, minu keha, minu nägu, minu tuba, siis läheb mul see, millega ma tulin kaduma. Ja on päris väljakutseid pakkuv olla samal ajal pildis ja kanalis. Ja mul ei tule see veel, ma ise tunnen veel nii hästi välja, et on harjutamist. Aga ma sain oma mingi väikse mõtte edasi jagada. Ja ma olen väga tänulik elule ja nendele võimalustele, mida tänapäevane digitaalne maailm meile pakub ja loob. Oma sõna, oma tõde, oma taipamisi, oma kohalolu iseennast jagada üle maailma. Et kes mõistavad eesti keelt muidugi. Et me saame jagada seda, mis on meie sees aktiivne. Saame jagada sagedust, mõtteid. Ja kõik on vastu võetud. Sest me kõik oleme üks. Üks keha, üks teadvus. Ja mitte ainult inimestena, vaid ka loodusena. Olge hoitud, armsad hinged. Jagamiseni.